see setup. Nagu ma arvan, et unustame selle auto ja hakkamegi filmima toas kogu aeg. Ei, ma arvan, et ei unusta seda autot. Okei, no ärme unusta. Et võib-olla see talveperiood me võime niimoodi natukene siin teistes set-upides nii-öelda filmida, sellepärast et auto on natuke liiga pime ja meil kuidagi ei mängi nagu välja see. Selle... No just kella 5 läheb juba pimedaks ja siis on nagu väga keeruline autos filmida, sest väga pime on. Nagu eelmises episoodis oli ka näha, siis meie kass on täielik hull, ma ei tea, mis tal viga on, ta lihtsalt jookseb ringi. Aga ühesõnaga, et eelmises episoodis oli näha, et väga pimedaks läks lõpus. Et jah, nii et sellepärast me siis täna oleme siin. Mõtlesime jah, et teeme natukene sellise hubasema filmimise. Jah, väga mõnus on, mulle väga meeldib. Kuidas sul siis läinud on vahepeal? Ma ei teagi. No, mul ei ole endiselt midagi muutunud. Töö, kodu. Mitte midagi erilist. Siuke rahulik värk ja. Okei, sama siin. Nagu suvel sai ringi möllatud, aga nüüd on, ma räägin, ongi, kui on pime ja külm ja siis nagu ei viitsi. No ega nii väga külm ka ei ole praegu. On küll. On jah? On küll. Minu jaoks on. Et siuke, üldiselt niimoodi Snappi mingit ajalugu vaadates, siis novembrikuus on ammu juba lumimaas. Et tegelikult on päris okei see sügis on. No seda küll, jah, seda küll. Aga me ilmast rääkima, siis pole millest muust rääkida. Ei, aga ikkagi suht nagu see, ma tunnen, et see pimedus täiega mõjutab mind nagu räigelt. Ma ei viitsi mitte midagi teha. Ma tahaks lihtsalt olla, vedeleda, lihtsalt eksisteerida. Aga kuhu me niimoodi jõuame, on ju? Mitte kuskile. Nii et jah, ma ei tea. Peaks reisile minema, ma arvan, et see aitaks. Läheme reisule. Jah, see päikesepauk, see annab ikka... Päikesepauk aitab kindlasti. Aga kas Sollis ei saa seda sama doosi kätte või? Ei saa vist tegelikult, jah. See on ikka hoopis teine, kui sa päriselt lähed kuskile paimi alla ja lihtsalt istid ja või läksid seal. Tõsi. Aga vähemalt nagu, mul on alati see ka, et nii kui läheb nagu alla 10 kraadi, siis mul tekib see, et mul ongi nagu fulli kontides on see külm, vaata, ja see nagu ei lähe ära ka. Et nagu magad öösel, ärkad hommikul ikka veel, nagu ta lihtsalt ei lähe ära. Siis äkki tegelikult ja normaalne eestlane läheb sauna, vaata. Me nii rikkad ei ole, et meil mingid saunad siin vedelevad siin ees ja taga, on ju. Et siis äkki minnagi nagu Solli. Pigem sauna kellegi juurde. Ei, aga emme, Sollis on ka ju, sul hakkab nii hea soe, sul on munna olla, sul on see 10 minutit niimoodi ja siis sul on hea olla pärast ei või. Siis tuled välja, see on ikka täpselt sama nagu. Ja ei, aga seal tuleb, ma ei oska rääkida, seal tuleb sul see soe sisse, saad aru? No jah, ei, muidugi saun oleks see nagu kõige parem variant, aga spaasse minema või? Jaa, mulliseda kuskil nüüd. Ma ei saa mulli, ma ei istuda eriti. See on nagu paha olla. No paha jah. Ma ei saa miks. Jah. Kogu aeg on natuke veider. Aga võiks küll. Aga ei sauna mõttes nagu. Aga ma olen selline ja ma tahaks mingi torudest lasta ja nii äge. Ma tahaks minna nagu fully relaxima, et sellest oled seal nagu mõtled oma elu üle järgi ja lihtsalt nagu eksisteerid. Ei no ma võin seal torus ka mõelda oma elu üle järgi, kui ma vaatan, et see mu eest lendub. See on viimane asi, millele sa mõtled, kui sa torust alla lased. Ma lihtsalt üritan ellu jääda, kui ma torust alla lasen. Jaa, aga siis sa saadki mõelda nagu. Okei. See on see 10 sekundit, kui terve elu käib silmest läbi, sa oled mingi oh my god. Jah. Ei, aga spa oleks üli äge. Võiks minna küll. Teeme ära siukse. Siis saab sooja ja saab sauna ja kõike. Mõtleme selle peale. Mulistada. No võt siis. Jaa. Meil siin kas äkki üle-eelmise episoodi alla on kirjutatud kommentaare, mida me palusime, kui te tahate kuulata seda koera lugu, mida me mainisime. Et mõni teinekord nagu räägime, et me siis räägime selle. See sisaldas ka ilusat ilma ja suve, nii et. Tõsi. Räägime sellest, äkki tuleb soe sisse. Mis see oli nüüd? Ei no suve sisse sul vaevalt, et tuleb, aga noh. Ei no ikka, mõtled selle suve peale, siis äkki tuleb soe sisse. No ole nüüd vähe positiivsem, noh.
Nii. Okay. Alusta siis. Et mingil, ma ei mäleta, mingi random kolmapäeval. Mingi suva no, mingi random päeval. Et me hakkasime Lisetega Rakvere sõitma. Sõidan siis mina seal mööda teed, järsku vaatan, et 2 koera on tee peal. Ja ma niimoodi ehmatasin, et issand, nad üldse ei kartnud autot ega mitte midagi. Üks oli selline taksikoer väike. Pisika ja oli suurem, siuke mingi hundilaadne. Ta oli mingi hundikoera, mingi laadne olevus, jah. Olevus. Nad olid nii nunnud. Aga alguses ma nagu, kartsin ka natukene, et ega sa ei tea võõras koer, on ju. Võõrad koerad selles mõttes. Ja ma helistasin, alguses tükk aega, ma lasin signaali ja mingi, ma ei tea, mida ma tegin seal. Ja siis ma hakkasin põdema, et issand teised autod tulevad, et pärast jäävad seal kõrvipidi auto alla, on ju. Ja me jäime tee äärde seisma selles mõttes, kui seda sõi all. Ja. Edasi ei sõitnud, ei hakanud seal mingi... Aga sõidame edasi. Jah, et me jäime tee äärde seisma ja panime ohutuled peale ja niimoodi me seal istusime tükk aega tegelikult. Et me ei teadnud, mida teha. Ma välja ka ei julgenud eriti nagu minna, siis ma mõtlesin, et okei, ma helistan. Ei, mis oli mingi, mida ma teen, ma mingi helista hädaabisse. Ma ei tea, see oli minu nagu esimene mõte, et sa helistad nagu... No, et kui on häda, siis helistad abisse, hädaabisse. Jah. Sul on häda ja sul on abi vaja, on ju. Et see tundus nagu loogiline, siis sealt sa helistasid sinna, siis nad olid mingi, me ei saa olla midagi teha, on ju, siis nad juhatasid sinu kõne kuskile edasi. Ehk siis, kas see oligi siis mingi loomakaitse mingi asi või? Ja. Nii, mis sulle sealt öeldi? Vaata, huvitav oli see, et seal hädaabi numbri peal, kui ma helistasin nendele ja rääkisin, et mingi 2 looma, et ma ei tea, et vabandust, et ma teid tülitan üldse sellise asjaga, et see ei ole tegelikult ju tavapärane asi, mille pärast sa sinna hädaabisse helistad, on ju. Aga tõesti ei tulnud mitte midagi muud pähe, see oli täiesti selline mingi okei, et helistame, on ju. Ja vabandasin selle ette taha ja siis ütlesin, et meil on siin tee peal 2 koera, ma ei tea, kuhu ma peaksin helistama või mida peaks edasi tegema, et nii palju liiklust, suured rekkad sõidavad, väiksed autod tulevad jumala kiiresti, et mida me teeme, et ma ei taha küll näha, kuidas nad siin auto alla jäävad ja eks omanik tahab ju ka oma neid loomi nagu elusalt kätte saada, mitte nagu laipu tulla korjama tee peale, on ju. Ja siis ma ütlesin, et nad paistavad nagu sõbralikud, on ju, aga kui ma ei julge nagu välja ka minna, siis see politseinik seal ütles, et aga te just ütlesite, et nad on sõbralikud. Ja, aga nad on ikkagi võõrad. Kas see ei olnud juba see teine tädi, kellega sa rääkisid? Ei, see oli see esimene veel. Teine, jah. Et põhimõtteliselt üritasin nagu gaslightida mind seal tegelikult, on ju. See ei olnud üldse nagu, see ei olnud hea kõne, see ei olnud selline, ma ei tea, see ei olnud üldse nagu tore selles mõttes. See oli veidere küll, jah. Sest jah, mul oli loudspeakeri peal, et sa kuulsid ka ju, kuidas ta nagu rääkis ja mõtlesin, et et aga ma ei taha ennast ju, ma mõtlesin, et ma ei tahaks nagu välja minna, et äkki nad on ikkagi nagu, ma ei tea ju. No sa kunagi ei tea, koer võib ju olla nagu mingi liputada ja värki selle auto peale, aga kui lõpuks läheb mingi võõras inimene, ta võib sulle lebot hambad sisse lükata nagu. Ja mul ei olnud sellel päeval tahtmist nagu, et keegi mul hambad kinni lükkaks, on ju. No see päev ei tahtnud hammustada saada. Jah, polnud sellist tunnet, et keegi võiks nagu nakselt, on ju. Ja siis oli jah, kuidagi veits bitchi seal teisel pool nagu. Siis ütles ka, et okei, et ma annan teile ühe teise numbri siis, et suunan nagu edasi, et okei, fine, et äkki nagu kuskilt sealt siis tuleb abi, on ju. Aga seal teise numbri pealt ka, et nad olid äkki mingi loomauhingust. Mingi loomakaitse. Ma ei tea, mingi selline. Aga ei olnud nagu see loomakaitse, mida sa arvad, et on. See oli nagu mingi... Ma ei tea. Tahtnud eriti kaitsta midagi. Nad ei tahtnud... Nad küsisid mu koordinaate lihtsalt. Ei, ta ütles sulle, lase tuutu, küll nad ära lähevad tee peal. Jaa, ta ütles jah. Ja ma olen mingi bro, see ei aita mitte midagi. Nad ikkagi ju, me sõidame ära ja teised autod tulevad, sõidavad ikka neile otsa. Jah. Ta oli rääst mingi, lase tuutu. Jah, et aga äkki lähevad eest ära, et laske nagu signaali, vaata. Ma ütlesin ka, et see ei lahenda ju probleemi. Koorad on ikka siin tee peal ja siis lõpuks ongi, et omanik peab tulema neid tee pealt siit kokku kraapima põhimõtteliselt. Ja siis okei, fine, et mingit tolku nagu ei olnud, et ma pean ise nagu midagi välja mõtlema, siis ma mõtlesin. Aga oota korra, kas mingi Ameerikas ja niimoodi ei ole seda, et helistad kuskile, need tulevad reast kohal, nad viivad need koerad ära nagu sinna kuskile varjupaika. Jah, loomapaika. Loomavarju viivad, no tead küll. Loomavarju. Ega sinna loomade varjupaika on ja siis sealt nad otsivad selle nagu omanikud ülesse, vaata.
et nagu miks Eestis ei ole siukest asja. ei, aga äkki on, aga me lihtsalt ei tea. No siis kehva lugu nende poolt, et nad ei ole paremini reklaami teinud, et me ei tea. Noh jah, et kui on... Tegelikult võiks olla siuke, et sa tead sellist numbrit ka, nagu sa tead politsei numbrit näiteks. Eks kindlasti mingid numbrid on, aga lihtsalt vaata. Tegelikult on niimoodi, et kui sul ei ole nagu kunagi varem mingit kokkupuudet sellise asjaga olnud, sa ei võta seda kuidagi nagu iseenesest mõistetavana, et sul seal kuskil telefoni numbrite hulgas nagu nüüd sul on, ei ole ikka ju. Mul ikka ei ole, no, sest ma ei tea seda numbrit, muidu ju ma paneks, on ju. Kui te teate, siis kommenteerige alla. Jah, et kas te oskate Sest minu arust seda on nii palju, et sa näed kuskil mingid hulkuvaid loomi, vaata. Mis ta nüüd hulguvad? Las nad hulguvad. Mina hulkuvaid loomi ei näe. Mina näen neid kuradi mingid kährikud või mis asjad need ongi iga nurga all. Tähendab, iga nurga taga nagu alla aetakse. Aha, ja neid. See aasta. Ma ei tea, kas asi on lihtsalt selles, ma sain auto ja ma sõidan rohkem. Nad on fucking igal pool nagu. Nagu igal pool. Neil võiks olla need väiksed elkurvestid seljas vaata. Aga kas sa nagu ütleksid ka, et see aasta on kuidagi eriti palju neid? Jaa, täiega heider. Sest mina olen ju pikalt sõitnud, selles mõttes erinevatel aastatel on nagu väga palju. Et okei, lähme nüüd selle story juurde tagasi. Et ja põhimõtteliselt siis mõtlesin, et fuck it, et ma lähen välja, et noh, juhtub, mis juhtub, vaata. Ja põhimõtteliselt siis nii kui ma ei olnud veel isegi välja saanud minna, kui juba see väike taksikoer hüppas niimoodi selle auto peale niimoodi käppadega, vaatas sisse, liputas sabad, oli nii sõbralik ja selline nii normaalne. Ja tuli nii normaalne. Normaalne koer oli. Jah, täiega siuke bro, vaata. Bro vibes. Ja siis ma läksin välja ja ta ju põhimõtteliselt hüppas sülle mulle ju. Jaa, ta hüppas kõigepealt nagu sinu juurde, siis sa läksid nagu välja, vaata, sa panid ukse kinni. Ja siis ma lõpuks tulin ka autost välja, et ta hüppas mulle sinna kõrval istme peale, siis istus seal autos niimoodi nagu ootas, et läbi aga nüüd koju, vaata. Siis ma mõtlesingi, et oh my god, maybe it's a sign, et need nagu loomad, nad ei taha kodus olla, vaata, et nagu nad tahavadki meiega tulla kaasa kuskile. Aga no siis ei, lõpuks me leidsime, et ühel koeral oli kaelarihm ja tal oli seal nagu mingi telefoninumber. Ja siis Ems helistas, mida keegi võtnud vastu. Ja siis lõpuks... Kaelarihm oli roosa, ma eeldasin tegelikult, et on mingi naisterahvas, kes on omanik või midagi. Ja siis see suurem koer ju see tõi mulle nagu sealt kraavist... Ta tõi mingi ilase piisikese kepirood ja ta oli mingi viska mulle seda. Pani mulle jalga ette selle ja siis mul oli mingi ma ei saa lihtsalt. Võtsin selle, viskasin ja see pani täie pasaga järgi. Tahtsin nagu mängida. Nii nunnu. Nad olid täiega sõbralikud. Täiega numpsikud olid nad. Ja siis põhimõtteliselt ma tegin juba sinna koeru gruppi. Postituse. Tegin postituse, et äkki keegi on tegin pilte nendest koertest. Ja lõpuks siis Lisette ütleb mulle, et Ems, et vaata, telefon heliseb, on ju. Ja siis mingi number, eeldasin, et see sama siis, kes seal kaelarihma peal oli, et see nagu helistab tagasi. Mingi meesterahvas. Mida? Ei midagi. No. Mingi vene aktsendiga meesterahvas. Siis tere. Nad tead niimoodi sellise huvitava suhtumisega nagu. Mõtlesin, teate, et ma helistan teile nende koerte pärast. Et jooksevad siin ja oleks arv, et meil auto alla jäänud ja nii palju erinevaid ohtlikke olukorda oli veel peale nagu meie autoga olemist nii-öelda siis seda olukorda. Ja siis kuidas see mees ütleski? Ta ütles mingi, nad jooksevad siin kogu aeg ära, et see väike provotseerib seda suuremat, et jookseme ära ja mingi siuke, et mingi mul nagu ole suht soovi, et las jäävad sinna kõripõi pidi auto alla, aga okei, eks ma siis tulen, nagu täiesti savi nendest maailma kõige nunnumatest koertest nagu. Täiesti savi. Ja siis vaatame järsku mingi siuke tööbussilaadne asi tuleb, mingi tossupilv taga ja tuleb sinna. Ja siis see tüüp tuleb sealt autost välja, et oli veits purjus. Oli, on ju? Nagu näha oli, et oli nagu siuke nagu, väga nagu vastik vanamees põhimõtteliselt. Ja siis ta reaalselt läks, võttis nagu nendelt nunnudelt koertelt nagu siit nagu turjast kinni ja ma tean, et see on tegelikult nagu normaalne, et sa võtad... Ei, kassidel vist on normaalne, koertelt vist ei ole. Vanemad ju tassivad. No jaa, aga minu arust see on nagu, kui sa oled normaalne inimene, siis ma ei teeks enda kassile mitte kunagi niimoodi, et ma võtan tal siit turjast kinni. See on nagu võtad teda nagu mingi kuradi märga rätikut ju.
ja ma saan aru, et see looduse poolt niiviisi. Kui nad on harjunud, siis ongi savi. Aga kui sa armastad oma kodulooma, siis sa ei harjuta teda selliste asjadega üldse äragi, onju. Et nagu sa võtad ta sülle ja sa paitad teda ja sa oled mingi tiibukene, kus sa olid, lähme koju tagasi. Mitte mingi, no tule siia siis. Ta veel ütles kuidagi, et see väike on siin see kuidas ta ütles? Provotseerib. Provokaator, jah. Provokaator. Provokaator, et tahab siin teisi küla peale vedada ja siis lõpuks tuli välja, et neid koeri on varem ka nähtud seal nende ristide peal, onju. Et inimesed on mures ja kõik ja siis viskas need autod sinna, viskas need koerad sinna autosse ja siis tõmbas lihtsalt minema. Ta ei öelnud aitäh, ta ei öelnud mitte midagi, ta oli täiesti pohhu. Et olekski saanud oma kuradi vaevast lahti põhimõtteliselt, ei pea kellelgi kuskil küla vahel järgi käima, vaata. Täiesti õudne vanamees. Nagu me reaalselt pääsime nende loomade elud praegu ja sa oled lihtsalt mingi, nagu sa isegi ütle aitäh, nagu mis su viga on. Ja mitte, et nagu, vaata, oleks ma näinud, et oleks nagu reaalselt mingi, oi, minu kallikesed, vaata niimoodi. See oli pohhui see aitäh, mul olekski savi nagu olnud, aga see suhtumine, kuidas ta tuli ja mingi selline hästi siuke tuus ja ülbe ja selline siuke rõve, siis mõtlesime ka, et issand, need koerad tegelikult otsisidki reaalselt kodu endale. Tahagi olla selle kuradi, ja ma selle kuradi vastiku vanamehe juures ja põhimõtteliselt ma arvan, et see väike taksikoer, see sai ikka räiget peksa, kui ta üldse elus on, aga ma ei ole kindel ju. Sest tegelikult nagu siis me Lisetega leppisime kokku, et kui ühe korra veel näeme neid seal, siis me enam sellele mehele ei helista, vaid kuradi, ma ei tea, Heiki Valnerile kõne peale või tead. See on üks ka looma, tegeleb loomadega, kaitseb neid ja kõik. Mina võtan selle taksi endale, ma ei tea, see suurem on natuke liiga suur, aga tuli konnu. Ja muidugi tuli väga, ja see, kuidas nagu, ma ei tea, minu sellest on mingi meem ka või nagu mingi Ameerika mingi koeravideo, kuidas on nagu, koer on nagu massiv, iloolas ka, ta on nii väga mängida ja siis ta tuleb su juurde ja ta on nagu kõige tillukes oma kepikesed, kui see on nagu täiesti tira ja ta lihtsalt nagu ja viskab sulle selle jalge ette ja see on nagu nii nunnu, ta oli täpselt samasugune. Jaa, oli jah. Nagu mega armsad. Täiega nagu. Meil oli nii kahju ja meil oli, enne oli tuju nii hea kõik selline, siis see koera teema. See tegelikult suht lühikese aja jooksul toimus kõik, vaata. Peale seda me Lisetega lihtsalt nagu mingi. No see täiega šokk lihtsalt, et kuidas, sest et meie oleme nii nagu loomade inimesed. Ise, okei. Ise ka parajad loomad. Ja ma just tahtsin seda öelda, kas ma mingi okei, ma ei hakka. Et nagu me nii armastame nagu loomi, et nagu never ei suudaks niimoodi teha ja kui sa nagu näed, kuidas keegi teine käitub nagu loomadega nagu nii nõmedasti, siis lihtsalt see nagu meile ei mahu pähe, vaata, et kuskil kodudes need loomad reaalselt saavadki mingi peksa ja head süüa saavad ja kõike, vaata, et nagu null armastust ja lähedust, vaata. Meie muisu, no ta lihtsalt, ta paneb käpaga sellepärast, et me musitame liiga palju, vaata. Et jah, ta on ikka nagu kuningakass meil siin, et ja väga jube ja kurb ja vastik. See kui tõmbas siukse lõhe nagu sellesse päeva ka vaata, et see oli nagu päev enne seda kuradi situatsiooni ja siis päev peale. Nagu et see oli nagu poolitud, et sellest meil kohe niimoodi tujud rikutud ja selline nii vastik oli kohe. Täiesti šokis, jah. Jaa, et see oli nagu väga siuke väga siuke hull olukord jah, et kuidagi mõndade jaoks ongi loomad lihtsalt, ta on lihtsalt ju mingi loom, aga meie ei võtta seda üldse niimoodi. Et ja vaadata nagu kedagi teist, kelle jaoks on ka täiesti savi nagu, et ta on lihtsalt mingi 4-jalgne pohhu, kellest kuradi autod sõidavad üle ja ma ei tea, tehku. Kurat, kus su süda on nagu? Ma ei tea. Saapus ääres, ma ei tea, kuskile pani leekima. Ja ma tegin jälle niimoodi, nagu ma mingi ahminõuku kogu aeg. Oh my god. Või see oli paha lugu praegu. Ja ühesõnaga selline kurb lugu, mida me jutustasime väga rõõmsalt õnneks. Ma loodan, et teil tujud nüüd pahaks ei läinud. Ei, eks sellest on aega ka möödas selles mõttes, aga ja need, kes tegelikult tegelevad nende loomadega, eks nemad näevad ju igasuguseid olukorda. Vaata, selle koha pealt nagu muidugi on see mõte, et tahaks nagu kõiki päästa ja niimoodi, vaata, sa ei saa päris tegelikult võtta kõikide nagu probleeme, aga see oli täpselt selline, et nagu sinu ette nagu
nagu pandud, et nii, nüüd tegele selle asjaga vaata. Et muidu ju nagu ei läheks ja ei hakka mingi suvaliste mingit loomi kuskil kuradi natti pidi kuhugile ära vedama või ise ei tea kuhu ka lihtsalt lähen, onju. Et nagu noh, selliseid asju nagu tavapäraselt ei juhtu ja siis see kuidagi nii ärritas nagu või selline hoolimatus nagu nende loomade suhtes ja see on ikka napakaid inimesi ja siukseid vastikuid. See on siuke reality check, vaata. Mis elu või kuidas teised tegelikult elavad, et nagu endale ei mahu pähe, kes sa elad nagu endas selles nunnus armsas maailmas, kus sa kunagi niimoodi ei mõtleks või ei oskagi mõelda või ei oskagi käituda niiviisi, onju. Aga siis tuleb mingi nagu vastik rõve vanamees, kes on nagu kohutav lihtsalt. Jaa. Et see oli jah selline nagu siuke bitch slap, vaata. Et jah, et elu pole nii roosa midagi. Tõmbad niimoodi bitch slapiga kohe roosad prillid eest ära. No mitte, et seda hoiaks, aga nagu noh, päriselt jah, et loomad on ju abitud ja ma ei tea. Nad nagu beebid, vaata. Nad on nagu jah, nagu väiksed tited. Et nagu nad ju lihtsalt on ja nad tänu sinule nad üldse ju elus püsivad ja kõike seda, et nagu nad usaldavad sind ja vaata, koerad on eriti veel sellised ja kes on nagu noh, kass on siuke, kes tuleb ja kuradi kusab sulle sussi sisse, kui sa nagu oled. Sussi sisse? Kui sa nagu ei tee seda, mida me... Sussi sisse? Ja, see oli mulle ja viis. Jah. Et kass tõmbab sul kohe nagu teeb seda revenge'i sulle, vaata. Aga koer ei tee ju. Sa võid olla kuradi jalaga panna, tuleb ikka ju. Vaata, kassid on minu mõistes, nad on küll activad hullult nagu mingi independent woman või ka ei vaata. Tegelikult nad ikkagi vajavad siin. Nagu meie oleme kõik, mida tema teab. Mõtle, meie kass on käinud elus võib-olla 2 korda väljas, see oli aastaid tagasi, et isegi mäletab, mis seal õues on. Anja, et see on veits nagu tegelikult nagu haige asi ka, mida me tegelikult teeme inimestena. Et me võtame mingid loomad ja me hoiame neid nagu 15 aastat toas lihtsalt nagu lugu taga. Vaata ja anname süüa. Nagu selles mõttes, kui sa niiviisi seda vaatad, siis see on nagu fucked up, mida me teeme, onju. Nagu mis meie issue on, onju. Aga noh, tegelikult vaata, meie arvastame neid, et me võime teha küll. Ja, need on. Vaata, ma olen krimi neid asju ja siis on siuke tunne nagu vaata need lõpuks ongi see tal on tegelikult Stockholmi sündroom meie suhtes. Et ta tegelikult nagu, talle meeldibki see, et ta istub siin 4 seina vahel ja ta on nagu mingimusu. Ta saab aru ära, et ta väike pärast. Et nagu need, kui oleks päriselt inimene, vaata. Hoiad teda kuskil toas kinni, ei ole midagi. Ma tulen, toon sulle süüa. Ma tulen 3 tunni pärast ja ma toon sulle süüa ära muret. Ja, aga see väike elukas arvab, et ma lähen seisan seal ukse taga. Arvad, jah? Ei, ma arvan, muisu, meie muisu küll seda. Ei, ta tegelikult näeb, et autoga lähme, jah. Aga selle nagu, ta mõtleb ikka, et mis sa sinna ukse taha kogu aeg lähed, ma ka tulla. Aga ma kardan seda, et kui ma laseks ta õue, siis ta jookseb kuradi kõrvdi autole. Ta ei oska karta ju. Ei oska karta mitte midagi, jah. Et ja ühesõnaga, no tegelikult kindlasti noh, nagu nii süvitsi ei tasu nagu minna, et mõtledki, et sa oledki nüüd mingi ahistaja, vaata, et sa hoiad seda looma siin. Ja samas on kuldkalakesed võtad näiteks. Kõige igavamad loomad üldse. Sa võtad, ta lihtsalt on seal mingi. Aga nendel pidi olema kusjuures ka selline nagu mingi teema, et nad on harjunud, et inimesed vaatavad. See on nende kuidagi siuke mõtlen, kuidas et nad võivad langeda stressi, kui nad näevad, et keegi ei vaata neid. Et siis põhimõtteliselt tehke papist mingid kujud ja mingid emotsid tehke sinna näo peale ja las nad siis vahivad neid. Nendel oleks ka. Mõtled küll, et kuldkala või noh, üldse kalakesed vaata, et nendel ei ole nagu mingit emotsioone, aga mingid uuringud kuskil tehti ja see on tegelikult huvitav. See ongi vaata, kalakesed on olnud nagu eelmises elus, vaata, mingid hästi introvertsed ja nagu kinnised inimesed, vaata. Ja siis nad sünnivad uuesti ja siis nad sünnivadki kaladeks, sellepärast, et nad tahavad hästi palju tähelepanu ja jälgimist ja nagu pilke ja kõike saada, vaata. Aga paljud ei teagi seda üldse ju. Nad ei teagi üldse, et kalad tahavad, et neid vahitakse seal. No see ei ole meie probleem enam. Muidugi ei ole, see on tegelikult mitte mis käsi pole meie probleem. Aga võtame kavasse. Iga pühapäev lähme kalu vahtima sinna kuskile City kuskile, mitte Pet City, vaid sinna kuskile zoopoodi, vaata. Ja siis, kui see teenindaja küsib, et hallo, naisterahvad, mida te siin olete juba 3. tundi, siis ütleme, kas te teadsite, kalad vajavad väga palju pilke ja tähelepanu. Me tulime seda nüüd andma. Me tulime seda neile andma.
mul tuleb mingi... hullemad kui mingid tunnistajad raiskavad käivugi üks läbi. Hullem kui mingi Mul on tunnistajad. täna nii haige tuju. Ei nagu, et teevad asja nii südamega vaatavad. Nemad käivad ka ju muudkui ainult. Südamlikud kalavaatlejad. Jah, teeme oma liidu. Jaa. Oleme siin töö, nagu noh, et vaataks mingit töövärki või midagi, noh. Jumal, kõik tuuakse kandikule ette, noh. Teeme oma nagu organisatsiooni. Voh, tuli nüüd tark sõna mul suust välja. Voh. Ja mis sa ütlesid, et selle nimeks saab? Oota, mul on see kalamälu, vaata. Sest me olemegi nii südamega asjad, ma olime eelmises elus ka kalad. Ja ka... Südamlikud kalavaatlejad. Jah, südamlikud kalavaatlejad. Vaatlejad. Ei oska isegi öelda. Oh, see läheb juba käest ära. Meie jutt. No jah, huuma armastajad nagu ma olen. Oleme jah. Ma isegi püüan kärbseid toas, ma ei peksa neid surnuks. Ainukesed, kellele ma ei anna šanssi on sääsed. Ja no, mida sa nagu imed, vaata? Mõttetud elukad nagu. Mida sa imed? Jah. Sääsed pidi emased olema ju. Emased imevad. Kui sisased on siis? Kuidas nad lapsi teevad? See ei ole võimalik. Ei, ma tean. Ei, vastupidi. Tavalised sääsed, mis meid imevad, need on isased. Emased on, vaata, need hästi suured. Need on, mis on nagu loomasääsk, vaata. Need on emased. Ja. Niimoodi olen mina kasvanud üles nende teadmistel. Okei. Ma olen sääseteadur. Et lisaks veel selle südamlikule kalavaatlejale. Olen ka sääseteadur. Sääseteadur. Jah. Tahtsin tähega midagi tarka öelda, aga ma enam ei laheta. Et üldiselt jah, et ja teised, kellele ma ka armu ei anna, on need vapsikud. Tuli meelde, mida ma öelda tahtsin. No. Ma olen isegi elus nutnud selle pärast, et ma kogemata tõmbasin kärbsele ühe jala ära. Kogemata? Ma luban, see oli kogemata. Ma üritasin päästa teda, okei. Ma üritasid jalast kinni ta mingi... Ei, ma üritasin teda niimoodi pihku võtta, siis tal tuli üks jalg ära. Ja nagu, noh... Tal oli protees äkki. Tal oli see... Et sellel kärbsel oli protees. Jah. Meil olid väiksed tehnilised viperused, vabandust, väike katt oli siin vahepeal. Aga kärbsel oli raudselt fucking vale jalg. Nagu fake jalg. Et üritas seda kõigi eest nagu varjata ja siis ma läksin ja reviilisin ta secreti lihtsalt. Jaa. Nagu... Ja, Ups. Aga ühesõnaga jah, ma üritasin teda sealt nagu aknalava pealt päästa ja siis ma võtsin ta niimoodi endale pihu peale ja siis tal ei olnud ühte jalga ja siis ta oli nagu santi, siis ma lihtsalt hakkasin nutma, sest ma olin nagu natukese aja pärast pidid hakkama nagu naiste asjad ka ja siis ma nagu eriti emotsionaalne. Ja see vist ei olnud esimene kord ka tegelikult ja alati kärbestega. Nad lihtsalt vaata käivad ja nagu, neil on nagu null mõtet ja siis sa lihtsalt teed talle haiget, vaata. Bitch. Täielik bitch. Jah, ühesõnaga, see oli minu kärbse lugu. Liseta ja kärbsed. Jaa. Oota, kui palju me saame siin kalakeste vaatamine, sääseteadur, liseta ja kärbsed. Me saame siit väga palju uusi YouTube'i neid kanaleid teha, vaata, kus liseta ja kärbsed on ju üliäge. Teeme videoid, kuidas liseta nutab. Tõmbad kõikidel kärbestel jalgu ära ja siis nutad. Ei. Tal oli raudselt protees. Ei, lihtsalt, et ma lähen, kas meil ei ole sükst asja nagu kärbeste farm, vaata, see oleks nagu üliäge. Sa võid selle teha ju kohe. Ma teen selle. Ole võite. Õudne. Üliäge, jah. Mis seal ägedat on? Väga äge. Ja siis need sääsed, vaata, mille teadur ma olen. Kindlasti mitte. Aga siis ma võtan need nagu sääsed, mille teadur ma hullult olen, vaata, ja siis ma panen nad kokku ja siis ma vaatan, kummad jäävad nagu ellu. Okei, see läheb. Emad, kummad. Aitab. Ma isegi tutvustanud ennast kusjuures. Mõtle, kui keegi klikis esimest korda meie video peale. Me oleme ema ja tütar. Ema ja tütar, kellele meeldib Liseta Akuraatov tervist. Ja miks see perekonnanimi nii oluline pidi olema? Väga oluline, sest muidu nad ei leia mind Instagramist, vaata. No, Annika Luur. Voh? Nii oluline info. Väga ametlik peab olema, on ju. Et ema ja tütar, kellele... Sa oled üldse mu tütar, miks see teine perekonnanimi on? Ma ka aru ei saa. Nagu ma olen lapsendatud raudselt, ma vist ei tea. Lastekodus. Nüüd võiks juba nagu öelda, sest et ma olen juba piisavalt vana, ma nagu saan selle infoga hakkama. Räägi välja. Kahjuks pean sulle pettumuse valmistama. Ma ei leidnud sind kuskilt kuradi kapsale alt või...
minu vajaiast pidid välja tulema . Vajaja või? jah , Aga ühesõnaga jah, ema ja tütar, kellele meeldib lobiseda ja kes saavad omavahel rääkida väga paljustest teemadest, millest võib-olla osad emad ja tütred omavahel ei saa rääkida või tundub nagu ebamugav. Ja siis me teeme seda nende eest, et kui sa oled kellegi tütar, siis võta oma ema ja kuulake meid ja äkki teie suhted paranevad. no ma päris nagu 100% nagu ei julgeks soovitada , et te nagu kõike järgiksite nagu meie , sellepärast et me ei ole nagu tavapärased , eks ole . No ja jah. mõndade jaoks võib-olla tekitab väga ebamugavust , eks ole . Ja. Aga ikkagi see võib natuke pehmendada nagu asjalugusid , vaata , et kui sa muidu asjalugusid . asjalood on nüüd sellised , et ei , aga mõtle , kui sa oled nagu , mulle nii meeldib , kuidas me oleme ühest teemast teise peale nagu nii smoothly ja nagu ADHD. aga vahet ei ole . Ühesõnaga mina tunnen , et kui sa oled nagu laps ja sa võtad oma ema ja te panete meie nagu õige podcasti käima , kus me parasjagu mingeid asju arutame , siis nagu sealt juba läheb juba see jutt on kaata lahti ja siis te saate juba nagu kaasa arutada ja mõelda ja võib-olla sealt teie siis suhtlus läheb nagu avatumaks ja te saate nagu siis arutada mingeid teemasid , mille üle te muidu ei arutaks . nojah , osadel on kindlasti see ka , et kui nad ei ole kunagi varem selliseid teemasid üldse puudutab , pole üldse rääkinudki . Paljude suhtlus on ju selline , et noh , mingi tere ja täega põhimõtteliselt on ju . aga selle , kuskilt otsast tuleb alustada ju , Täpselt . et jõuaks nagu kuskile avatumasse ruumi nii-öelda . ja et nii on ju palju lihtsam tegelikult eluga elada , kui sa nagu saadki vabalt nagu rääkida , et ei pea mingi muretsema ja nagu selles mõttes , et me oleme nagu 2 eri generatsiooni , on ju . et mina esindan seda nii-öelda nagu vanemat generatsiooni ja sina siis nooremat , on ju , aga me oleme nagu nii lõimunud selle koha pealt , et kustutame seda piiri , et vahet pole , et ma olen vanem . Ma nagu ei arva küll , et ma mingi olen juba päris palju elu näinud ja nii , aga samas see annab nii palju juurde , on ju , sulle ka . ja et mina siis õpin sinu kaudu igast erinevaid asju , on ju , mida ma võib-olla muidu ei teaks , on ju . ja sul siis samamoodi minuga , on ju . ja aga inimestel jah , kellel ei ole varasemalt nagu oma vanematega või siis vanematel inimestel oma tütarde poegadega sellist suhtlust nagu olnud , siis oleks ju hea variant . et ühesõnaga ma olen hästi palju nagu mõelnud ka , et kus see nagu tulnud on või nagu , et miks ma olen terve elu tundnud , et ma tahan või nagu julgen sulle rääkida kõike , mis nagu toimub . siis ma arvan , et see ongi tulnud sellest , et kunagi , kui ma noorem ka olin , siis sa nagu kogu aeg ütlesid , miks sa istud nagu käbi . see on nii nunnu . et ühesõnaga , sorry , et sa terve elu oled mulle nagu korrutanud , et kui midagi on , siis lihtsalt räägi , et ülitihti oli minu arust siukseid olukordi ka , kus ma olen mingi , ma ei tea , ma tahaks sulle midagi rääkida , aga ma üldse ei julge . ja see olid nagu mingi , et no lihtsalt mitte miski ei üllata mind , vaata lihtsalt räägi nagu . ja siis rääkisingi ära ja siis ma sain ise ka aru , et okei, see oli nagu täiesti lamp nagu mingi probleem või mure , mis mul tegelikult oli , vaata . ja sa ka kunagi nagu kunagi ei olnudki seda olukorda , kus ma päriselt räägin sulle ja sa oled mingi sellist asja tegid või nagu mida , vaata . et nagu päriselt oligi kogu aeg oli üli chill , vaata ja nagu et ma arvan , et see nagu aitas täiega , et sa nagu korrutasid mulle kogu aeg , et lihtsalt räägi nagu . jah . et see , tegelikult ongi ju see mõte ka , et sa tead , et sa võid minna , sa võid oma peas selle mis iganes pisikese probleemiga nii suureks mõelda , et täitsa kohutav , on ju . no tegelikult , kui räägid selle välja , siis on nagu mingi okei . oleneb reaktsioonist ka , mis sealt tuleb , on ju . kui sul on sellised vanemad , kes hakkavad kohe mingi siis on , sa võib-olla annadki võimaluse ja siis tegelikult on see , et tõmmatakse sul kohe nagu kuule lõpeta ära , vaata . mis iganes , siis tegelikult see teinekord ei lähegi . jah , sa ei tahagi rääkida ja sul ongi kriips peal , on ju . no eks osade vanematega vist
ära räägigi pigem, vaata, endal kergem elada. Või nagu osad vanemad tõesti ongi siuksed, et tõesti ei saagi mitte midagi oma vanemale rääkida, et ta nagu igast asjast teeb mingi räige probleemi, vaata. Et nagu siis ma ei tea, ma tõesti pigem otsi endale nagu sõbrannad või sõbrad kõrvale, kellele sa saad nagu kõike rääkida. Aga minu arust elus peaks ikkagi olema keegi, kellele sa saad rääkida kõike, vaata. Et mul lihtsalt on nagu sitaks vedanud, et mul oled sina, mul on mu sõbrannad, vaata. Et aga mõnel ongi vähem nagu neid inimesi, kellele nad saavad rääkida. Tere! What's up, homies? What's up? What's up? No, what's up siis? It was so stupid. No, let's speak in English, yeah. Oh, really? Yeah, let's do it. So, how have you been? Why you whisper like that? Because it's my English. Siis hakkad When I whisperda speak in English, then I start to whisper, yes. Okay. Yes. Kuidas läheb siis? Mis toimub? Räägi mulle. Same old. Sama vana jama. Yes. Erinev päev sama. Mida? Same day, same shit, different day. Jah, sama. On muidu see ütlus. Erinev päev, sama shit. Jama. No põhimõtteliselt. Jah. Me oleme tagasi, nagu te näete jälle, sellepärast, et meil on olnud selline pikk paus. Meil oli talvevaheaeg. Nüüd talvevaheaeg, jah. Meil oli vaja talvituda natuke. Mis see tähendab? Nagu karud, vaata. Ja meil oli magada natuke ennast välja. Vaja ennast välja. Ma ei oska rääkida. Meil oli vaja natuke ennast välja magada. Vup. Tuli välja lõpuks. Ühesõnaga, jah. Siin me oleme jälle. Little ASMR-ga. Ja meil on uudiseid teile. Meil on uudiseid, nimelt nagu me kõik teame, siis vahepeal olid jõulud. Christmas. Ja meie podcast sai ka ühe jõulukingituse. Ja. Sa oleksid nii kallis ja räägiksid sellest. Meil on nüüd enda isiklik koduleht. emajatutre.ee. Et kui te tahate vaadata veits infi meie kohta. Teie tegelikult, kes te meid vaatate, kindlasti teate. Aga see on siuke väga ilusti üles ehitatud koduleht ja väga kenade värvide asjadega. See värvi, mulle väga meeldib see värvilahendus ja kõik. Vabandust. Et minge vaadake. Isegi pildi peale. Paneme lingi alla descriptionisse ja suur aitäh ka siis neile, kes selle tegid. Ja. Ühesõnaga, seal saab siis meile kirjutada. Kui ei taha e-mailile kirjutada, saad seal kirjutada. Ma ei tea, miks iganes sa ei peaks tahtma meilile kirjutada, aga igastahes nüüd sul on valiku võimalus, kuhu saad meile kirjutada. Et ja seal saab siis, kui sa näed meid esimest korda, siis tere. Mine vaata kodulehelt, kes me siuksed oleme ja mida me räägime. Ja. Who the fuck are those? Mine vaata ematutre.ee. Jaa. See on päris hea. Sellised nad ongi siis, okei. Ja, ühesõnaga sellised lood. Aga muidu, kuidas sul? No, eks tegelikult vahepeal on igasuguseid asju juhtunud, aga niimoodi pahust meelde tuletada eriti nagu ei ole lihtne, on ja. Siis tuleb vaadata oma mingid vanu pilte ja meelde tuletada, mis vahepeal on juhtunud. Me käisime Chip and Dalesi vaatamas lisetega. Ja ma ei teadnud alguses üldse, mis on Chip and Dales. Ma teadsin, mis on Magic Mike ja ma olin mingi oh my god. Ja ma teadsin, et Magic Mike'i show'd on Londonis, ehk siis Inglismaal. Ja ma mõtlesin, et nagu ma kunagi ei saa seda kogemust ja mis iganes. Ja Chip and Dales, ma ei tea mitte midagi. Ma lihtsalt arvasin, et nad on nagu mingi mock-off version of Magic Mike, aga tegelikult tuleb välja, et nemad ongi see originaal ja Magic Mike on tegelikult järgi tehtud. Ja siis läksimegi Alexele kontsertimajja. Seal olid kõik naised, ma mõtlen, ma nägin mingi 5 meest võib-olla. No suht vähe oli, aga ikkagi oli. Jah, kõik olid naised ja see oli haige. See oli haige show, nagu ikka niiviisi, et nagu ainult oligi
mehe sugu ei olnud kaetud, et kõik oli ikka nagu näha, mis ma olin täiesti, nagu mul oli suu ka vist lahti, ma ei mingi. oligi. Sest ma olin mingi, mida, sest ma tõesti, ma arvasin, et see on siuke, et mehed lihtsalt tantsivad nagu natuke võib-olla seksikalt, aga nad lihtsalt tantsivad ja nad, kõik. Aga nad võtavad fully naked, ma olin mingi, what? Ja siis oligi niiviisi, et nad vahepeal tulid sealt lava pealt maha ka, kõndisid seal naiste vahel, kutsusid naisi tegelikult isegi lavale ja siis, kes tegi ala kõige paremini mingit, ma ei tea mida, tantsu või mis iganes, siis naised said mingit auhindu ka, et kas siis mingi pildi nendega või keegi võitis mingi kalendri seal ja mingid siuksed asjad. Ja siis, esimene, nagu alguses ma olin küll nagu šokeeritud ja ma olin mingi, oh my god, mis siin toimub. Aga siis lõpuks juba oli nagu boring, sest ma teadsin juba, mis tuleb. Niimoodi nad tulevad uue kostüümiga lavale ja 5 minuti pärast nad on paljad. Siis nad lähevad lava taha, panevad uue kostüümi, tuleb nagu siis juba lõpus oli juba nagu veits boring, sest et sa teadsid juba, mis sealt tuleb või nagu jah. Aga alguses oli küll täiesti mingi, oh my god. Ja mõned naised nagu, ma ei tea, võib-olla kas ma lihtsalt nagu ei ole selline või, aga mõned naised olid fulli mingi, siuke nagu täiesti nagu hullumeelsed, nagu siuksed nagu hakkasid nagu loomastuma. Tiirased. Jah, ja see minu jaoks nagu okei, ja tore vaata nagu haibime ja sest, et nad tõesti tantsisid väga hästi ja mis iganes. Aga et sa oled nagu täiesti nagu siuke mingi nagu täiesti nagu metsikult nagu miks, ma ei saanud sellest üldse aru, aga noh, eks osad seal panidki tiunni ja kõik panid tilka tassi öelda praegu. Võib-olla panid tilka ja nagu Kaja Linkmann. Et ühesõnaga panid seal jooki ja värki, et siis ongi võib-olla need emotsioonid kõik nagu mitmekordistunud ja siis nad olidki kõik nii elevil seal, aga ma seda väga ei mõistnud, aga mis seal ikka, inimesed on erinevad jah. Ja mul olid samad mõtted. Mida te karjute siin? Nagu liiga desperate energy veits või nagu ma ei tea, kuidagi siuke või et ma ei tea. Äge, tõesti, et gift on ju. Sest tegelikult seda Eesti mõistes üldse, et mehed kes tantsiksid üli hästi, nagu selliseid mehi on tegelikult jumala vähe. Üldse tegelikult kus iganes nagu, et näha näiteks isegi noori poisse mingi break-tantsu tegemas või whatever, mis tantsu nad teevad või mehed rahvatantsus, täiega respekt nagu, sest et minu arust tantsimine on tavaliselt nagu siuke naiste asi, aga mis on nii vale nagu, samas tegelikult ei ole ka, kui tal rohkem läheb aegadest, rohkem on see ikkagi meeste asi ka, aga ikkagi kuidagi mees tantsimas näha on palju ägedam kui naist tantsimas näha millegipärast on ju. Et ja eriti kui ta tantsib hästi ka ja tal on ilus keha, siis et see on võib-olla sellest ka, et naised on vaata siuksed õrnemad ja voolavamad. Ja see on kuidagi meile nagu loomupärasem. Mehed on tavaliselt siuksed nagu 2 vasakut jalga ja mingi pulk on perses, et siis nad nagu ei liigu vaata. Aga siis kui nagu liigub, siis on täiesti nagu mingi vau. Ja siis tulevad sellised sensuaalsed välismaa täkud, siis sellepärast, et naised olidki seal nii crazy nagu. Aga nagu ise küll ei läheks. Ma mõtlen üldse, see on tegelikult ju see ka, et kui tuleks, et kas on keegi, keda sa nii väga fännad, et sa tahaks, sa lähedki nagu lolliks ära, kui sa teda näeksid. Mul ei ole kunagi olnud. No kunagi ammu oli vaat mingi One Direction ja kõik fänne, Justin Bieber mulle küll meeldis, aga mul ei olnud see ei ole, et kui sa tänava peal näeksid, sa ei lähe kuradi karga kaela talle põhimõtteliselt nagu, et mingi oh my god, vaata siuke nagu need inimesed on, täiesti nagu üle võlli või kuidagi nad on nii suured fännid lihtsalt ja nad nagu kuidagi leiavad neis mingi asja, mis nagu annab neile nii palju elujõudu ja inspiratsiooni ja siis nad ongi nagu täiesti nagu, ma ei tea, võiks kõike teha selle inimese nimel, vaata. Võib-olla, eestlased on nii konservatiivsed, et võib-olla küll, jah. Äkki see nagu tõmbab natukene seda nooti tagasi. Et kuigi tegelikult ise oled ka, on ju, et on siukest vene verd ja nagu... On või? Jah. Meil on ju setu ja kõik seal igast segu 7. Okay. et see nagu tegelikult annab, ise oledki väga nagu temperamentne inimene muidu, aga nagu sellist asja kellegi teise ma ei tea, kas ma nagu selle koha pealt olen täiesti nagu jah, tore, näed, okei, märkan, tore, aga nagu, et ma ei ole siuke mingi oh my god. Jah, eks seal, jah, ma ei tea, võib-olla nagu võib-olla see ongi võib-olla see, et see on nagu teine vibe, kui sa lähedki sõbrannadega, te olete joonud ja siis te olete lihtsalt mingi full mingi mis iganes. Kes rohkem karjub, see on võitja. Aga ei, muidu show oli nagu mega lahe ja näha, nagu tore oli näha, et neil on päriselt mingit talenti ka, nagu üks mees laulis seal nagu reaalne nagu väga hästi laulis ja mängis pilli ja tegi kõike, et nagu mees nagu orkestervad.
tantsib veel, laulab, mängib pilli. Ei, aga et nad ei ole nagu lihtsalt ei tantsi, vaid nad päriselt nagu oskavad veel midagi, et see oli nagu äge. Et see ei olnud ainult tantsu peale üles ehitatud, vaid midagi teist nagu nägi ka vahepeal. No see oli ka, et vaata, nad esindasid nagu mingeid erinevaid, kes nad olid, on ju, mingid Tegid mingeid ameteid lihtsalt. erinevaid ametid, aga need on need siuksed tüüpilised ametid, mis tegelikult inimestele ju meeldivad, kui näiteks, ma ei tea, tulevad mingid politseinikud, vaata need kostüümid, mitte kostüümid ei öelda. Oli küll, Ei, ma mõtlen, politseikostüüm oli. Kui politsei on, tal ei ole kostüümi, tal on ju munder või kuidas No jah. ütled, on ju. Et see ei ole ju nagu kostüüm, muidu ega see mingi klounaad ei ole siin tead, ega nad mingit teatrit ei tee, on ju. Ma mõtlen nagu päris see. Ei, on Et ikka siis on ikkagi nagu mingi respekt. ja tööriietus. selline. Jah. Munder on ju ikka nagu mingi kaitseväelastele. No jaa, aga see ka, et kui näiteks on mingid piloodid või ongi mingid, ma ei tea, kaitseväelased, on ju. No mingi rüü on seljas ühesõnaga. Nunnarüü. Nii äge. Mingid kaltsud on kokku õmmeldud. Jah. Vähemalt tekitab inimese emotsiooni, vaata. Mis tegelikult riided annab nii palju edasi. Jaa. Nagu ja siis ongi, kui tuleb näiteks mingi tavaline tüüp, mingi, ma ei tea, suva, mingi džemper on selga visatud ja mingi veninud, välja veninud põlvedega mingid maratid dressid seljas, no ei tekita erilist emotsiooni, on ju. Aga kui tuleb selline lakitud kingaga selline mingi äge värk on seljas, siis ikka vaatad küll, et mingi wow. Huvitav jah tegelikult, et riided nagu mõjutavad nii palju. Ja siis mõeldakse, et miks nagu osadele inimestele ei meeldi riided, aga meile meeldib. Osadele inimestele ei meeldi riided, kelles sa räägid nudistidest? Ma mõtlen, et nudistidest ka. Nemad viskaks need ära, need on üleliiksed, on ju, ei lase hingata ega midagi, on ju, aga ma mõtlen, et mõndade jaoks ei ole see üldse nagu mingi, käivad kuradi 20 aastat samad riied, täiesti puhku ja mis tal seljas on. Minu jaoks on nagu, I love shopping, ma võiks nagu lihtsalt, see võiks olla mu töö, et ma lihtsalt pean nagu shoppama mingi teiste jaoks või mis iganes, see oleks nagu üliäge. Ja nagu mulle nii meeldib, eriti ma ei ole tavaline shoppaja, ma olen see shoppaja, kes otsib soodukaid, ma olen full nagu soodukate friik nagu. Cheap fuck. Ei, aga päriselt, sest et näiteks New Yorkeris, kui ma näen mingit asja, mis on nagu täishinnaga, ma tean, ma ootan 2 nädalat kuni 6 aega, see on soodukaga. Siis ma saan selle odavamalt. Miks ma maksan praegu 25, kui ma saan varsti 10 või 15? No, take notes. Jah. Et alati... Märgin paberid välja ja kirjutage üles. Jah. Et nagu... Jah, ma nagu nagu täishinnaga asju ostan nagu väga-väga harvest. Mulle peab ikka väga-väga meeldima see asi, et ma ostaks selle nagu nüüd kohe praegu. Samamoodi oli... Me käisime Mailis ja Karmeniga shoppamas ja üks käekott oli mingi 25 euri vist, ma juba septembris nägin seda käekotti ja ma olin täiesti nagu mingi oh my god, see on nii ilus, see on nii elegantne, see on nii nagu siuke oh my god. Ja siis mingi aeg nüüd nagu enne talve siin nagu mitmeid kuid hiljem, vaata, läksime Mailis ja Karmeniga Ülemistesse. No siis ma olin üksi Saaremaal ja siis ma nägin seda kotti esimest korda, aga nüüd me käisime koos Ülemistes ja ma nägin, et see kott oli nagu mingi ma isegi ei tea, mis see originaalhind oli. Võib-olla oli 25, võib-olla 30, võib-olla rohkem, ei mäleta. Aga nüüd oli soodukaga 13 eurot. Ja ma olin täiesti šokeeritud ja ma olin tüdrukutele mingi, oh my god, vaadake, see on nii ilus, mulle nii meeldib. Ja tüdrukud olid mingi, ma ei tea, vaata, et see on nii nagu mingi nagu emmede kott, et see ei ole üldse nii ilus, vaata, mida sa ajad. Ja ma olin mingi, mida pekki on ja siis ma mõtlesin, et okei, äkki mul ongi lihtsalt mingi kinnis idee, et okei, ma siis ei osta. Ja siis nüüd jõuludel me tegime tüdrukutega nagu gift swap'i või noh, me tegime just üksteisele kingitusi. Ja siis ma tõmbasin sealt kingekotist selle sama käekoti välja, mis nemad nagu üli maha tegid, aga ma olen nagu mingi septembris saadik seda juba vaadanud ja ma hakkasin nutma reaalselt, sest et see oli nagu viimane asi, mida ma võin selle klipi siia ka panna. Aga nagu ma reaalselt nagu hakkasin nutma, sest et see oli viimane asi, mida ma neilt ootasin, kuna nagu nad tegid seda nii maha, vaata, et nagu, aga tegelikult nad seal nagu jõuludel ütlesid ka, et nagu it grows on you, et tegelikult see nagu näeb äge ja klassi välja, aga lihtsalt nad nagu sellel hetkel nagu, ma ei tea, neile ei tundunud see ilus. Aga jah, ühesõnaga, ma ei tea, kui ma sellega jõuda tahtsin, aga võib-olla jah, see point, et see nagu maksis üli palju algusest, nüüd ma sain selle 13 euroga, ehk siis andke veits nagu... Sina ei ostnud endale ise kingid. Jaa, või noh, nemad said selle 13 euroga, aga ma sain selle kotina. Ja, selles mõttes. No sa said tasuta veel parem. No veel parem, oodake veel kauem, oodake sünnipäevani, oodake jõuludeni. Küll siis saate. Jah, saab kõik asjad, see ongi nagu siuke teistel, noh tegelikult mõistlik on, et kui mingi asi
no sa ei pea need summad, millest sina räägid, need on ikka väiksed, vaata. Need on ikka mingi Jaa, aga 30 euri, nagu see oleks mingi kuradi 3 tonni, vaata. minu jaoks on 30 eurot väga suur summa maksta mingi pusa eest, teksade eest. Ma tahan seda 10-15 euroga, siis ma olen nagu happy. No jaa, ma Näiteks ma räägingi, et ostsin nüüd Sinseist omale 2 käterätikut, full roosad, punaste südamekestega, Mhm. 4 eurot, ehk siis 2 euri midagi on üks käterätik ja need on nii nunnud ja nii ilusad, neil on mingi Valentiini kollektsioon praegu, minge vaadake, nii palju nunnusid asju on. Siis ma sain Sinseist teleka taha leedid Mhm. ja need leedid on mega ilusad, 2,50. Nagu Bargain. reaalselt ja nagu, ja mulle meeldib siukseid asju osta, et nagu Et kui sa saad odavalt palju kräppi, siis sa oled õnnelik. ei, aga See on see su point ei praegu, mis ole sa tahad. kräpp, aga see teeb mind nii õnnelikuks. Sest et kodus nagu ma ei kasuta tegelikult nagu näiteks siukseid suuri nagu tulesid üldse, nagu sul siin on, ja et kodus ma ainult väiksed tuled ja mida rohkem neid väikseid tulesid on, seda nunnum ja ägedam see on. Ehk siis jah, sulle sobiks ka siia üle hästi tegelikult nagu sulle ka otsima. Et sul on eraldi nagu, mida? Tulesid, jah. Aga sa vaatasid muisu poole, ma mõtlesin, et muisu hakkab nagu alla või no mida sa mõtlesid? See on nagu teibid nagu selle leedriba Ma lihtsalt ma ei mõtle mitte midagi. Vain siin nagu lambasringi. Pea on tühjus täis. Ja siis ühesõnaga sa paned selle lihtsalt pistikusse ja siis sul on nagu pult ja sa puldis paned nagu tööle need leedid ja saad erinevaid värve valida, sa saad valida strobo, kui näiteks mussi kuulad, vaatad käib. Ja tahad mingi hoog peale tuleb. Kuradi nimed naljad. Aga no ühesõnaga jah, üliägedad asjad ja ainult 2 euri nagu what the hell'i. Jah. Jah, siuksed lood. Ühesõnaga shoppamine mulle nii meeldib. Ja nagu, jah, me sealt seda ju rääkisime, et inimesed käivad 20 aastat ühe sama asjaga, vaata. Ja minu arust nagu uute asjade ostmine või saamine annab mulle nii palju uut energiat või nagu ma olen palju rohkem elevil näiteks, et mingi õue minna. Kui ma tean, mul on nagu... Ma saan õue minna, juhu! Nii tore! Ei, ma mõtlen, et nagu, kui ma tean, mul on uued teksad jalga panna näiteks, ma olen palju rohkem elevil, et minna kuskile, ma ei tea, sõbrannadega, ma ei tea, kuskile, kuhu iganes. Muidugi. Et nagu uus riia annab sulle nii palju nagu energiat ja nagu uut siukest nagu hingamist. Ja ma tunnen, et sa saad nagu nii hästi ennast nagu väljendada ka või nagu see minu arust su riietus ütleb kohe ära, kes sina oled. Ja. Kui sa riidad 20 aastat vanad. Siis ütleb, et sa oled igavene kuradi odav rott. ei, see on... Siis see näitab, et sul on nagu savi. Jah, sul on pohhu nagu, milline see välja näeb. Aga sellel inimesel võivad olla hoopis teised väärtused, vaata, mis sa mõtled ka, et sa oled mingi pealiskaudne selline, et sa ainult paned oma välimusele rõhku, aga tegelikult see on ju esimene asi, mida inimene sinust märkab. Nagu, aga noh, see ongi see, et mõtlemised on inimestel nii erinevad. Mõtlemised on erinevad ja tegelikult, ja ma mõistan ka tegelikult väga seda, et kui see asi toimib, siis milleks osta uut. Ma väga mõistan ka seda tegelikult. Muidugi, jaa. Et ongi mõtet oma raha kulutada. Lõpeta! Kuule, mine võtta chill pill nüüd seal kuskil teises toas. Et võib-olla see inimene, kes ei osta emale uut T-särki, ta võib-olla investeerib kuradi aktsiatesse ja on ülirikas, vaata. Me lihtsalt oleme need loidid, kes käivad 250, et nagu, et inimesed on muidugi erinevad ja ma ei ole nagu selles mõttes, et ma ei ole nagu äärmuslikalt mingi vastu mingitele inimestele, kes ei osta omale uusi T-särke näiteks. Ei, muidugi, me räägime enda eelistest, jah. Jah, eelistan ja naudin seda, et mul on pidevalt uued riided, uued kotid, uued kingad, uued, aga see ongi see, et kõik need asjad on uued. Või okei, nii, nüüd tuleb tähtis märkus. Need asjad on minu jaoks uued. Ma väga palju ostan ka nagu kaltsukatest asju. Näiteks ma sain ühed Primarki kontsakingad 4 euroga ja need on gorgeous, need on kõik ilusamad kontsad, mida ma elus näinud olen. Need on mega ebamugavad ja jalad on kurat nii valusad, aga need on nii ilusad. Ja need maksad 4 eurot. Ja teise jala sa vaatad ka nii ilus on vaadata. Aga kõnni nagu rohutirts nendega. Ja ma kõndisingi niimoodi. Ei, aga no peab vist harjutama rohkem. Muud midagi. Kandvarvas. Ja need on nagu suurus väiksed ka mulle, aga ma lihtsalt I love. Siis ongi valus, jah. No Pigem olgu 2 numbrit suuremad, pead vatti või soki lükkad otsa ja... Tõsi. Okei see. Ei, aga jah, ühesõnaga ma olen see siuke nagu
diilide armastaja megalt . -hmm. või kui ma näen , et mingi asi on -50 , ma pean selle ostma . ja ei selles mõttes , et kui nagu jah , kui sul on seda vaja , mitte et kas sa tahad seda vaata . mul ei ole mitte midagi , oli mul neid kontsakingi vaja , ei no ei , oli mul neid leede sinna teleka taha vaja , ei , aga see tegi mind väga õnnelikuks . meil oli väike error jälle siin vahepeal , jah , aga me tegeleme sellega aktiivselt , nii et aktiivselt . varsti peaks olema probleem lahendatud . jah . et me rääkisime siis hilpudest , onju , et kas sul on konkreetselt tarvis neid või sa lihtsalt tahad seda , onju . aga jah , et mõned nagu käivad oma nende vanade asjadega ja siis aga nendel on muud väärtused elus nii-öelda jah , ja siis , aga see on lihtsalt nagu endal ka tekitab ju hoopis teistsugust enesetunnet , kui sa nagu paned kuidagi teatud moodi vaata riidesse nagu . jah , et teinekord paned mingid , ma ei tea , viigipüksid ja viskad mingi , ma ei tea , vesti näiteks või mingi šikk kott ja siis mingid ägedad kingakesed jalga ja kohe siuke , hoopis teine tunne jah . siis paned mingi kleidikese , siuke lipsuke pähe ja mõtle kohe teine jälle onju . tegelikult saab ju nii palju nagu mängida sellega , et jah , mis riietumisstiili sa nagu kasutad või . aga noh , võib-olla siis nendel inimestel , kes ongi need noh , mingid võib-olla siuksed mingid emod või kuidas öeldakse , emo onju . Nendel on vaata mingi oma värk ja käivad mingid ühte sorti mingid riided seljas kogu aeg ja nad ei peagi vahetama ja see ongi nende olemus ja kõik ja nad on ülirahul onju . jah . et aga ise tahaks siukest vaheldust ja siukest teinekord oled mingi sportlik selline , vaata käid mingi dress on ja mingi Air Force jalas , New Balance on nüüd see uus ju , mis on Air Force . on tegelikult juba aastaid olnud ei no jaa , aga nagu ta on rohkem nagu moes või ? pilti nagu tulnud , vaata . tõsi , jah . see on see siuke cool girl nagu jalanõu veits jah . selline oli meie tänane episood . natuke kiire ja võib-olla natuke segane , aga we are gonna fix it . jah . nii et minge külastage meie kodulehte ja varsti näeme juba ja varsti juba teeme pikemaid videoid . Yes . Davai , tšau! Bye!